Mis teed siin? Kuule, unistan, et tahaks Nissanit ehitada, aga selle jaoks on veits vara ja talv on ja värki ja tahaks sihukest veits roimavat, sihukest roosse krõbinaga. Ja siis mul üks sõber tegi üli halva otsuse elus ja saitan siin lihtsalt, Nissan, ostis ära. Ja siis tuli meie garaaži tükka. Ja kui ma räägin, et me tahame ennem värskemaid projekte käia põhjas ära, võib-olla merepõhjas, siis see auto on kindlasti ühe korra vähemalt oma elus käinud merepõhjas. Ja seda on näha. Ma ei julge jalaga koputada, siin kukub kõik põrandale. Nii et jah, see on meie vahelduseks üks väike roim, mis me teeme siis selleks nädalavahetuseks valmis, et minna rajale. Ja paneme siia piigid alla, paneme siia igast tuuningjuppe, põhimõtteliselt full bolt on. Välja arvatud turbod ja kompressorid on ju. Ja siis vaatame, mis saab teha stokk 350-ga. On hea pill äkki. Päris hea pill tundub jah, tõesti. Kui siin vaadata lähemalt, siis see olekski nagu merepõhjast võetud. Ja täpselt. Vähemalt againi sissevõtt ja võib-olla aku annab märku ka, kus see auto on tulnud. Sest et neid Euroopas juba väga ei ole vist. Jah, sõber on teinud väga huvitav ostu ja nüüd on siin veebruarikuu juba käes. Ja mina ei ole kunagi Peakreffiga sõitnud, Sander ei ole Peakreffiga sõitnud. Ja nüüd see projekt ongi siuke kiire nädalavahetuse projekt, et saaks, tähendab, nädala sees teeme valmis ja nädalavahetusel tahame minna siis kuhugi Võrtsjärve peale proovime, siis vaatame, kas see Nissan veab Peaki ja vihjeks võime öelda nii, et meil see sõber on siin samasuguse kerega ühe karika võtnud endale ja küll ta ka varsti välja ilmub siin. Jah. Eks vaatame, mis sellest pillist saab ja paneme tuuningupid külge. Mõned on meil tulemata, mõned on meil olemas juba ja väike konkurent ka tekitame talle veel ja see pandamit ikka lasta. Nii et ma võtsin 3 vaba päeva töölt, nüüd teeme 2 autot valmis ja lähme paneme peeneks. Mulle meeldib see plaan. No mis mekaanik näeb põhjal? Veits oksetuju on ja mütsi peab kandma, sest muidu pudeneb kõik juhtesse. Tundub, et see on veel kuskil olemas kohas kui Eesti see sool või? Ma räägin, see on Atlandi ookeani põhjas käimist ära. Aga tegelikult ütleme nii, et kõik need mingid lisaplekid ja asjad on siin nagu pekkis, aga sillatala ja need asjad on kõik ilusti küljes. Aga ütleme tänavalooma sellest enam ma arvan, et ei ole mõtet teha. Kuna see on ka tulnud kuskilt sealt kauge ookeani tagant on ju. Ja sealt ilmselt oksjonilt ostetud ja keegi siia põhjale pole näinud, nii et ilus see lugu ei ole. Aga see tähendab ka seda, et kahju ei ole sõita. Kahju ei ole sõita ja kõik need jupid, mis me siia külge paneme, saab ju panna järgmisele külge. Täpselt. Nii, põhiline esimene probleem on see, et roolivõimu ei ole. Ja roolivõimu pole selle pärast. Toru on katki, ära roostada. See on üks asi, mis nagu võiks olla roostatav. Toru on niimoodi väljaspoolt ära roostatatud, et kuskilt siit lekib. Ja põhimõtteliselt meil on plaan siis vahetada see surve pool täielikult välja. Teeme selle AN-i peale, sest seda originaaltoru polnud kuskilt võtta isegi. Ja originaalhind minu arust oli mingi 6 senti sellel. Oleks saanud tellida, teha see nii-öelda uue jupi, aga B-osa kuskilt võtta ei ole. Siis, siin on näha, et siin on pidurit tehtud. Ei ole, see on, ei tea. Põhimõtteliselt profülaktilises mõttes vahetame radika ära. Meil on väga palju on asju ja meil on selleks 3 päeva. 3 päeva ja ma ei tea, kus need Peakreffid välja võlutakse veel ja kas see auto üldse käib, kas see auto, ma ei tea mitte midagi sellest. Käima ta läheb, aga praegu ta lihtsalt sülitab siit kõik õli välja, nii et tegeleme sellega esimese asjana. Siis saame ta soojaks lasta, korra proovida. Siduritid ka, seda survesilindrit siin vaatad seda, siis see on ka roostes siin kõik. Äkki töötab. Katid on veel alles, kes tahab katte endale, need lähevad siit. Need on B-osa. Siit võtame ära need mingid mädanenud jupid. Taga ei ole nagu selles mõttes ilus ei ole, aga nagu see on alumiiniumtala, esiteks see ei roosteta ja teiseks on lihtsalt need mingid ei ole hullu. Ma natuke kardan paagi pärast, sest paak on metallist. Siin peab sisse piiluma, et sealt ülevalt mingit möga ei tule. Aga hakkame toimetama. Esimene asi, proovime selle roolivõimu korda teha.
nii, Sander eemaldas vana toru ära. See vist läks robustselt katki ja tõmmati vahelt välja. Siis sellest tuleb uus meil. See on nüüd AN6 voolik, mis peaks siis üle 100 barri kannatama. Ja pumba peale läheb siis banjo ja siis sealt läheb AN-iks üle. See on mulle banjo, kus õige banjo on siin. See jämmum on siin. Ja siia tuleb otsida nüüd seibid, et see pidama jääks. Ja natuke pinnad ära puhastada. Sinna teisele ma tellisin, aga siia ma vist läks meelest, nagu ma vaatan. Äkki siin on meil midagi. Need samad ongi. Ehk siis mõlemale poole läheb seib. Siis kinnitame selle juba ära. Siis paneme toru külge, jähveme toru põhimõtteliselt latini välja, lõikame õige koha pealt ära. Ja siis teeme teise otsa lati poole. Lati poole proovime panna samamoodi banjo, aga seal on 14 milli, see on 16 milli. Ehk siis erinevad otsad, ma ei tea, miks, aga nii et teeme puhtaks ja paneme selle külge ära. Esimene pool valmis, 50% tööst tehtud. Teine pool võib-olla on natuke keerulisem isegi. Aga pidime natuke banjot ülemaks tegema, sest põhja istus seal. Aga kuna see on alumiinium, siis easy peasy. Ja see on siin elusti nüüd küljes. Kuna vale ots on see, peame uue tegema. Pane sinna ka PTF-d, sest need hakkavad lekkima. See on siin laua peal. Ja põhimõtteliselt on see veel natuke lahti siit, et saaks täpselt õigesse õendisse. Mingi KN-i filter on siin, mis on täitsa lahti. See on lisajõud. See on jah, mis see lumi natuke see sisse läheb, aga tolmu ei ole ju jääre. Tead, selle peame ära pesema, ilmselt korra vaatama. Siit viskame minema mingeid asju, mida ei ole vaja tegelikult. Aga me saame müüma hakata. Noh, pool tunnikest ja teine otsa ka valmis. Siit on ka näha nüüd. Banjo on seal, uust aru. Palju odavam lahendus kui originaali kuskilt osta. Töökindlam ka. Töökindlam ja ise saad remontida seda toru vahetada teha. Sööndame ära ja paneme vedeliku sisse ja vaatame, kus üks probleem on lahendatud. Checkslistis. Checkslistis. Mis järgmine checkslisti item on? Sidurit kontrolli. No, aga selleks peab rool keerama ja saab väljas korra ringile teeduse. Siin sees ei taha haisutada väga, teised teevad siin praegu tööd. Nii, nüüd saab otsad kõik kokku panna ja Sander mõõtis selle poole ja kas kõik ühendub. See on kuuma kate. No, siia tuleb uus panna. Täiesti. Ropenda kaamerasse. Mis tegid? Ma tahtsin peale keerata, lekkis. Kuidas nii kergelt? Alumiinium. Miks üks kaupa sobib? Mida sa vinkud jälle videos? Vaata, sa saad kohe võid, kui sa hakkad siin mingi kordi... Vaata, ole õnnelik. Happy. See on elu. See on B-osa elu. Noh, moll on lööki. Moll on laiali. Kuidas läheb? Üritan kliimakompressorit teemale. Ja üritan ka aru saada, kuidas see maha käib, sest see on Nissan ja ma ei oska. BMW mees on pandud Nissanit tegema, aga tegelikult on see suht lihtne, see on see Nissani värk. Ei ole ju, see nina ja kõik nii lihtsalt teeb lahti. Ja, see on küll jah, aga lihtsalt erinevad mõõdud nagu 14. Jaa, 2014 on Nissani. Ei no, ma olen ka jaksu teinud ja kõik. Sul on mingi äge sponsort. Asi selles. Boss jõudis koju. Vaatad, tulust ei pähe kuhu. This is your new car. Ei tea, ma oleks pidanud natuke hiljem tulema, et ma peaks alt näinud seda. Näe, vaata, kõik selle eemaldasime. Kõik need talalised. Jumal viisaks näeb veel need. No need talad on mõttetud jah, need on nii tristikatel minema sõtud. Kiire unboxing. Saime siit Nissimoto ventikad ja ventikakoja. Downpipe'id, asjad, Y-pipe, radikas. Sest jääraja peal ilmselt toodab veits auto päris palju sooja. Filtrit oleks vaja veel. Homme tuleb veel kraami ja homme õhtuks peab auto valmis olema. Homme tulevad ilusaid siniseid tükke. Oodab, et need ei ole nii roostes, kui see sinine auto. Aga ma arvan, et see väike rost ei tee talle midagi. Nagunii on ju... Mõtle, kui see läks mingi uhke pilliga jää peale sõitma, kus on siis sool, mere peale või võrtsu peale või kuhu iganes.
kui sa kuuled, kuidas sul käib ting-ting-ting-ting külje all ja mingi vend on siukeste piikidega ukse kõrval. ja piigid käivad sul endal, ragiseb igalt poolt, noh. Sellega on täitsa suva seal. Sellega soovib. Las ta ragiseb. Noh, ilus ju. Hästi need asjad kokku istuvad. So shiny. Õliga sisse paneb, siis saab täna hääli kuulata. Noh, esimesed upgrade'id tehtud. On käima vaatama, kas umbes teist häält ka või. No boss, hakkad laskma sellega või? Ma lõun nii ära seda. Väga hea, aitab tänaseks või? Sander tegi kõik üksinda valmis. Ta on nii tubli poiss. Kiitke teda kommentaarides kohe. Siis ta loeb ja prindib välja nüüd. Rooste või? Kõik on siin roos. Kõik poldid on põhimõtteliselt pooleks läinud. Mingi tubli poiss on tulnud siia esimesena täna garaaži ja juba pool sõita ära lammutanud. Kella 8. Kella 8. Noh, tunnike tööd tehtud, päris tubli. Nüüd on taga tehniga suht kohe ära võtma, sest see läheb eraldi keevitusega, no mul keevitus kahes hetkel ei ole. Ja varsti tunni 2 jooksul jõuab uus varuosa pakett veel siia. Sinised tükid. Oi, plääne. Ei ole lihtne siuke Roima elu. Ei ole jah. Vähemalt on huvitav, minu oleks liiga lihtne. Bolt off. No. Minu Nissaniga oli. See pill oli ju nii vähe sõitnud. Et seal tuli kõik lihtsalt asjad kukust küljest ära, kõik poldid olid tutikad. Vedas sul? Vedas jah? Sul laped siin. Oi, pinguta. No ei tule. Oota, ma ei tohi negatiivne olla. Palun, tule lahti. Ei. No nii, poisid. Mõned ilusad jupid on tulnud jälle. Nii, mis kell on? 12 läbi. 43 minutit. Meil on 13.22. Meil on 4 tundi aega, et see auto valmis teha. Wiselab on siia tekkinud Feeliga oilid, Wiselabi kässer ja brake line'id. Jutud, paneme nüüd timelapse'id käima ja teeme ära, siis saab õhtul autot peale ajada ja hakata minema kuhugi rajale. Nii et meil on kiire, hakkame tegema. Ma seda üldse näitasin, et terve esisilm on alt võetud. Sander oli tubli, Wise tuli hommikul esimesena kohale. Äkki sõdi sille alt. Oota, ma ei tohi korri nägu teha. Tere! Noh, vinge ju. Ülikõva. Sul valmis ju. Ei ole ju. On ju kohe ju. Pole poolgi valmis. On ju. Ei ole. Mis teinud oled? Wiselab alla panna. On hea kitt või? Kitti ära vahetan seal. Nii, siin läheb kuidas? Läheb ka hästi. Kuule, selle Ansekas on palju ilusam kui teised pool. Hello, sir. Ma teen joogat siin. Tõin markereid sulle. Igas ka pastakaga. Vaata, kässari positsioon on paigas. Hakkab looma. Ise faab. Igast asjast on natuke ära tehtud. Nüüd võiks kõik asjad ära lõpetada. Sillas on veel paar asja teha ja Sander lõpetab ees ära asjad. Vaatame rooli ära. Vaatame ka kulumist. Ja siis hakkab enamus raskest tööst ära saama. Ja palju kell on? Ei tea. Kell on, ma arvan, 4. 3. Kell 4. Läheb kiireks. No Wiselab on õnneks all. Piduritorude esmavärk on mul tehtud. Nüüd on siin see, et noh, see on, kuna see on esipidi silindriga, siis see ei jää su jalale ette esiteks. Ja see läheb sinna alla peitu kõik ja siis jääb ilus clean look. No nii, kuidas meil läheb? Väljad on, rehvid on välja jäetud. Igast flantsi on igal pool, aga probleem on õigete flantsi sobituspoltidega on häda. Et madalaid polte, mis läheks siia, et flants külge saaks, neid meil ei ole millegi pärast. Kell on mingi 7 juba, nii et täna läheb meil ikka keeruliseks. Siin tagasillas on ka probleeme. Amordi kinnitused on täiesti puksi sees kinni ja need on vaja välja lüüa. Aga õnneks mul on Nissani varudes on olupüksid, mis võib-olla töötavad seal koha peal, siis, et saab ikkagi Feeliga oili alla panna. Ja siis on meil enam-vähem vaja ainult vedelikudega tegeleda ja siis on valmis. Ma ei tea, me läheme linnatiirule sõnaga asju tooma. Normaalne koll. Oi, homme hakkab välja saama. Meil on kell on mingi 8 õhtul juba või? 8 läbi, pool 9 vast juba. Et me ei ole E46 jõudnudki veel, aga siin on esimene piik on all, taga on kõik põhimõtteliselt.
Sander paneb vedelikud sisse, stange ette, kõik teised rattad alla, siis E46 sisse, tõstame koili veits kergemaks, ma ostsin ka endale piigid nüüd, need viskame velgede pealt ümber ja siis me oleme valmis. Me oleme lõpusõrgel, päris huvitav päev tuleb homme, ma arvan. Sander paneb lockstopid paika veel, et see ei läheks rabistama siin kuskile liiga kauge nurga peale. Ja tagumised on ka küljes. Korralik. 3.9 differ läks alla, nii et see pill peaks niimoodi ravama. Kuidas sa tunned ennast? Mina tunnen hästi. Mul puhkus. Kuidas sa tunned ennast? Teine päev. Ei saa midagi öelda, muidu jälle kommentaarid tulevad liiga negatiivne. Ma Midagi ilusat. olen 12 tundi siin olnud laupäeval. Ma olen söönud nii palju rohkem, ma enne nuuskasin nina ja sealt reaalselt tuli kordi must klimp. Mul ka samamoodi. See on haige. Aga terve auto on rebuilt ühe päevaga. Aga jumal kõva. Nii et tublid poisid olete. Sander, sa oled tubli. Aitäh. Sander, sa oled tubli. Rool on vaja külge panna, aga seda teeb juba tõstuk pealt maas. Mis see võrk hakkab ära kukkuma? Kuule, kahe poolt teipi vahe. Tiivapallist kukkus ka ära, ma pean sulle selle loo. Garaažis on sükke läbu, et pühapäeval tuleme koristama siia. Ei. Esmaspäeval? Teisipäeval? Teisipäeval tuleme koristama. See on vabariigi aastal. Vabariigi aastal tulema, et see on kilu välja juba ja koristame garaaži. Jah, davai, teeme ära. Mis see on? Maikeli saadet midagi ilusat. Vast teen Hakkad influentsima? influentsi, jah. Red Bullil tuli uus maitse. Nii et Instagramis näete. On meile ka mekkida. Ma loodan, et seal on nii palju. Tahaks homme vaadata neid rattakoopaid, et mis siit alles on jäänud, nagu homme õhtuks. Ma loodan, et lihtsalt ülejäänud tehnika toimib. Mootor tundus jumala helti tegelikult ja laseme täna ilusti soojaks siin. Me saime hakkama lõpuks. Käes on laupäeva lõuna peaaegu. Ja me saime asjad lõpuks laetud. Tahad etaga või? Ei, võib-olla on terav. Võtame veel kanistrid viimased asjad peale. Ja siis on minek Viljandi kanti ja vaatame siis, mis juhtuma hakkab. Me oleme kohal. Esimene tagasilöök. Kuna meil eile läks nii kiireks, me ei jõudnud neid katsetada ja E46 ette need ilma flantsita ei lähe. Ja unustasime flantsid maha. Õnneks meil on täna test and tune'id. Homme on põhipäev, nii et me saame Viljandis flantsid ilmselt. Aga Michael saab täna ära proovida ikkagi, mis värk on. Mingi projekt on siin pooleli. Ma arvan osad, kui tahate. Nii et me oleme, ma ei tea, Sandri korda mööda saame siis istuda vahepeal siin kõrvalistmel, vaadata, mis tunne on ja siis sõidame tavarehviga nii kaua siis täna. Saab võib-olla mõne klipigi. Näita meile korredi Germo. Kuidas käivad asjad. Stanget ikka ette ei hakka panema. Ei hakka? Ma ei tea. Läheb siuke pelet sõlda. No jumala hea. Sander näitab piigivee üle. Kuidas korredi X-Ice'iga saab. Polegi mere jää peal sõitnud. Suur veekogu jää peal sõitnud. See on ju full. Aga ma ei tea, kui hullud roopad siin on. Kui siuksed vennad peal käivad. Täitsa huvitav kohe. Õnneks me rääkisime Jussiga Stansist ja homseks saame plantsid. Nii et Stansi poisid tulid appi. Räige gripp on meil isegi seal tavarehviga siin. Esimene ring on tehtud, korra check-up, aga jube gripp on rajal. Isegi tavarehviga on hull. Nii et päike hakkab loojuma, läheme uuel ringile. Ja siis hakkab mõtlema, kuna me selle turbot hakkame panema ja mis sellest tahab. Ma alustaks piduri vedelikust. Sellega saaks juba palju paremaks. Teise ringi peal suutis juba midagi õhku lennata selle Nissanil. Me panime sinna alla mingisuguse vale diffri ja valed veovullid ja ma arvan, et need veovullid ikkagi väga hästi sinna ei sobinud. Nii et praegu veab ainult üks ratas. Nii et vaatame ka, kas saame midagi ära. Me ei anna alla. Sellel autol on juba uus differ all.
Sander vaatab klapikaamri ka, täna on esmaspäev. Me ei saa seda asja nii jätta, et me sõidame 3 ringi. Anja. Ja siis me läheme kuhugi lähemale raja peale nüüd. Siin sai veel timmitud asju. Uus roolikardaan sai pandud. Sellele originaali oli siuke lõtk sees. Ja kokkujooks sai, lahkujooks sai natuke timmitud. Jõu, rahvas! Joo! Ma olen ikka veel Eestis. Ma peaks tagasi minema. No võt, aga lõpetame asjad kiirelt ära ja siis lähme proovime seda asja uuesti. Uued küünlad. Tihend kaus. Tuleb välja, et murekoht on natuke suurem. Ehk siis, kuidas E92-le panna alla 15 oli välja, et keegi teab või? 3 tonni ja... Saime sellest mootorist lahti esimest korda kohe, kui sai nii palju grippi ja 3 ringi ja läinud. Ilma piikideta. Ja ilma piikideta. Piigiga oleks, ma ei tea, mis asja. Piigiga oleks esimesel ringil läinud. Nii et me oleme nii kaugel, et Maikil auto on põhimõtteliselt jälle taas töökorras. Aga E46 enam see aeg ilmselt järele ei jõua. Noh, are you excited? Yes. Tea, kas ta natukene kauab. Loodame. Paneme kohe kaamera külge igaks juhuks. Väike soojendusring. Mootorid soojaks asjad. Eevit soojaks. Kitsam, rahulikum. Võttis emotsioon. Me jätnud tööriistad, jätsime maha kõik, et me läheme proovime korra. Siin oleks hea üks puur teha ja nipuks läbi panna ja edasi panna. Või võtame stang hästi. Need on tule all vist kinni originaalis. Siis ei saa vist jah. Sa võid tuled ära lõhkuda siin muidu. Jaxiga kuumaks midagi ja vajutame läbi augu. Seda vastupidi rada. Otsustasime, et stanget on liiga raske kinni panna, et eemaldame ta üldse ära. Sest Maicel leiab nii mõne hange veel. Kohe saate ka proovida. Ma ei julgenud, ma võin esimesena minna. Sina ei saa esimesena minna, see on katti. Seda peab nagu mõistusega peab sõitma sellega. Mõistusega? Jah. Sander sõidab ainult munadega ju. Jah. Ping all. Mida tegid? Jaa, ei tee midagi. Kuidas oli? Väga hea oli. Iga ringiga hakkab rohkem lennutama mees. See päris kullel. See kaamera tegi ka, ma arvan, väga head klipid. Ikka tõmbasin James Deani vägmars. Hea hääl.
tubli poiss oled, Sander. Niimoodi siis lõpetame selle video. Mida sa rabistad? Ma ei rabista, ma keerasin rooli. Sa ei ratas ei ringigi. Ja seiklused ei lõppe. No vot, selline episood seekord siis. Pange sinna alla ikka like ja subscribe. Tulevad veel huvitavaid videoid.